Tere ka minu poolt, et terve päev ma olen oodanud seda võimalust, aga ma ei ole täna mitte viimane esineja. Ja tahaks enne poolt tänada kõiki, kes on saabunud nii esinejate rollis kui ka kuulajate rollis ja mõned meist on nii mõlemas rollis, eriti veel mõnda, kellel on kopsupõletik. Aga ma ei tea, hakkan pihta tänase üritusega. Nii. Ma mõtlesin, ma räägiks sellest, aga tegelikult see sõna, mis mind võib-olla kõige rohkem kõnetaks, üleüldse oleks initsiatiiv. Ehk et kui sul on initsiatiiv, siis selle tagajärjel juhtub midagi ja kui sul initsiatiivi, siis selle tagajärjel midagi ei juhtu. Võiks öelda seda, et meiliturundus kui selline on surnud, sellepärast et 2018 aastal ei ennustatud meiliturundusse kui nagu valdkonda või tegevusse nagu midagi, et see ei ole asi, millest peaks eraldiseisvalt rääkima. Ometi see meil kanalin igapäevaselt kasutuses ja pigem läheb isegi nagu populaarsemaks järjest. Selle mehe näost naeratus pühkida on suhteliselt raske ja sellel tegelikult põhjused. Et meiliturundus endiselt töötab, ma toon täna välja erinevaid numbreid, need iga-aastane numbrid natukene kõiguvad kord sinna, kord tänna poole, et ärme võta ühtegi asja südamesse, need numbrid on lihtsalt nii. Aga täna meil juba Rauno siin korra rääkis, eks ole, et kui palju tegelikult on ostnud mingisugust spämmikampaaniat sisse, et oma nagu baasi suurendada. Kes on seda teinud? No, aga tegelikult üks käsi tõusis need. Päris elus on see, et ta mingis osas kindlasti töötab. Ma ei soovitaks võib-olla ainult selle peale nagu lootma ja pigem soovitakski pühenduda sellele, et ehitada üles siis enda baas. Ja võib-olla küsimus veel, et kas kellelgi on mõni selline nagu strateegia lisaks, kui et lihtsalt kohustused korra kuus kirja saata, kellel on midagi veel plaanis. No mõned käed ikka tõusevad, väga hea. Palju parem, kui et üldse ei tõuseks. Jah, ütleme, korra kuus on kindlasti parem kui mitte midagi, sellepärast et kui kirju saatakse liiga harva, on see spämm, kui saatakse liiga tihti, on see spämm, kuskil vahepeal on õige, aga inimesed on erinevad. Me küsime, et kui palju on kellegi mingi selline strateegia, mida kellegi teisel ei ole, eks ole, siis keegi täpselt ei tea ja keegi kätt ei tõsta. Aga anyway, meiliturundus töötab, ameeriklased on rumalad, vahivad iga päev meili, ostavad seetõttu rohkem infot, ostavad rohkem tooteid ja tegelikult uuringud näitavad, et kui sa meili ei saa, siis sa poodi ei lähe, kui sa poodi ei lähe, siis sa midagi ei osta, järelikult saada meili, kõik on hästi. Mõned sellised graafiku asjad ka, et Litmus tuli siin välja eelmise aasta üldistega, eks ole, siin on mõned näited, et millised brändid või millised meilikliendid on siis need, mida rohkem kasutatakse. No obviously, kellel on iPhone, eks on, et sa võtavad oma meili kohe kätte, kellel on Android, siis täna kogesime ka, et inimesed otsivad, ma seda meili ei leia. Et mõned asjad on paremad kui teised, aga elu näitab seda, et on trendid tänu selle, et iOS-is saab ära kustutada nüüd äppe, tegelikult on veebipõhiste meiliklientide kasutus natuke nagu tõusmas, aga mitte ka liiga palju, eks ole. Et trendid on kõik sellised nagu natuke nii ja natuke naa. Et selle materjalide pärast saate kätte, ma väga pikalt sellele ei peatuks, et need on lihtsalt ilusad numbrid, et suuri muudatusi siin tegelikult ei ole, et ainuke asi ongi see, et Gmail on võtmas nagu turgu julgelt ja pigem nagu veebikliendina. Veebikliendina Gmail tähendab mida? Tähendab seda, et igasugused vaatamised ja klikid näitavad aiateibaid. See oli mõni aasta tagasi umbes 5%, aga tegelikult see protsent tänaseks ilmselt on siis nagu näha siin graafikuluga jõudsalt kasvamas, et me tegelikult ei tea, kui inimesel on Gmaili aadress, kas tema tegelikult ka seda kirja vaatas või ei vaadanud. Ehk siis, et kunagi öelda, et turundusele üldse mingi jampsi näitab, eks ole, siis päris nii see ei ole, see kindlasti on mingi indikaator, aga selle peale on mütsi sööma kindlasti hakata ei soovitaks. Mis veel on põnevat, on see, et Windows meil on nagu väikselt kukub, eks ole, aga Outlook ja Apple Mail on siis ka nagu muutumas ja kuigi see näitab protsendid tõusu, siis mõneti peaks nagu negatiivne olema, et võib-olla Litmus eksis, ma ei tea, aga muutused ei ole väga suured, et ei ole mõtet nagu siia nagu süda palutama hakata. Mis on positiivne on see, et Outlook 2016 on populaarsemaks muutumas, mis tähendab seda, et varsti me näeme seda, mismoodi erinevad tarkvarad võimaldavad sul pildi peale panna ka teksti, ehk siis tegelikult kirjade koostamise printsiibid hakkavad muutuma ja see on ka üks asi, mida meil täna nagu ilmsesti ootab, et me saamegi kogu selle kontseptsiooni, mismoodi meili koostatakse,
jälle rõõmsalt läbi töötada. Sest et kui praegu on see, et pildi peale teksti panna ei saa, siis hakkab saama seda, siis tähendab seda, et igale poole saab panna teksti peale, mis tähendab seda, et igale poole saab pilti alla panna, mis tähendab seda, et kõik läheb segamini. Aeg näitab, mis me sellega peale hakkame. Natuke vaatasin ka trende, mida siis erinevad allikad trendide kohta nagu arvavad, et mis hakkab juhtuma. Üldiselt ütlen seda, et midagi uut ei ole. Erinevad allikad pakuvad välja erinevaid trende, mis on siis nende arvates nagu ägedamad, aga suures plaanis on ikkagi see, et interaktiivne sisu, et iga asi, mis saba liputab, eks ole, on äge, isegi kui ta ei ole koer. HTML5 toob meile sisse videod, Gmailis sa saad seda videot vaadata, mõnes meiliprogrammis seda videot vaadata ei saa, et see kõik tingib selle, et inimesed eelistavad mingisuguseid keskkondasid, kus on lihtsam neid meile nii-öelda tarbida ja kus nad näevad ilusamad välja. Casual copy, täna me rääkisime kommunikatsioonist üsna palju, ongi see, et kui kunagi peeti nagu halvaks tooniks seda, et ära kirjuta nii, nagu sa räägid, siis vastupidi ütlevad, et kirjuta nii, nagu sa räägid, ja iga kord, kui sa kirja kokku paned, siis räägi see läbi, et kas sa päriselt inimesena ka sama moel räägiksid, kui sa kirjutad. Automation, eks ole, siis kõik automatiseerimine on aja kokkuhoid, raha võit, eks ole, siin on ka nagu kaks erinevat nagu suunda, mida räägitakse, et ühest küljest öeldakse, et automatiseerimine teeb selle protsessi sinu jaoks nagu lihtsamaks ja teeb ühest küljest nagu artificial intelligence abil nagu inimlikumaks, sellepärast, et sa kõnetad inimesi ainult nende teemade, mis neid huvitab. Teisest küljest öeldakse, et jälle, et see on nagu rohkem selline nagu monotoonne, eks ole, et me saame kõike seda sama jama, mida kõik teised saavad. Kokkuvõttes seal taga on ainult üks erisus. Kellele kirjutati, kuidas need inimesed valitud olid, mida kirjutati, kuidas inimesed selle vastu võtsid. Ja Omnichannel on siis nagu see, et inimesed eeldavad pigem sellist kanalite ülest kommunikatsiooni. See mõned on jällegi välja toonud selle, et meil on jäänud nii palju nagu asisemaks kanaliks, et need teisi kanaleid on nii tohutult palju juurde tulnud, et kui sa räägid ainult meilist, et siis meilises on just kõik see nagu väärtuslikum, ehk siis seda kanalit nagu ei risustata igasuguste erinevate teiste sõnumitega. Teised arvavad siis samamoodi, et võib olla hästi palju big datat, eks ole, aga kui sa big datast teed mingisuguse järeldus on vale, siis see big data kasutamises mingit tolku ei ole. Ehk siis valida andmeid, mis on tegelikult turundusliku sisu jaoks tähendusrikkad. Personaliseerimine on üks äge sõna, mida kasutatakse, ma arvan, umbes 10 aastat. Ando Sinisalu kunagi kaotas, personaliseerimine, siis igasugune ägeda küsimusi, mida see siis nagu tähendab, paneme inimese nime sinna meili sisse või paneme mingisuguse tema personaalse detaili sinna meili sisse. See kõik on niisugune nagu natuke liiga primitiivne, et tegelikult saab personaliseerida absoluutselt kõike, keegi kena küsis, sina küsid vist tagide kohta, jah? Et tegelikult saab tagida absoluutselt kõiki tegevusi, ja nüüd on see, et kui see kõik tegevus on tagitud, siis need tagid must miljon tükki ja must miljon tagi seest välja valida see oluline, mille tõttu sa saadad sellele konkreetse inimesele teistsuguse sisu, eeldab, et sa tead, kes on inimesed, eeldab, et sul on selle jaoks sisu olemas. See juba tähendab töömahtu. Kes meil listi suurus oli? 16 500 inimest või? List. Segmenteerime selle veel ära, meil jääb alles mitu inimest tehte segmenti. Keegi täna muist ütles, et ma muidu poleks tulnud. Aga ta helistas. Kurat, tuleb 3 inimest alles, kellele see meil siis valmis vorpida, helista sellele 3 inimesele, eks ole. Et siin on nagu rentaabluse printsiip tuleb nagu sisse. Ja võt siin ongi see, et hirm nagu see automatiseerimise asemel, et ega see automatiseeritud sõnum siis nagu seda sõnumit ei labasta või ei tee niisuguseks liiga üldiseks. Jällegi, vaidluse moment. Ja kui me võtame tänase tarbijate, siis tänane tarbija on nii palju nagu nõudlik, et juba mõne aastat tagasi räägid, tarbija on valmis, et ta tahabki saada seda sõnumit, ta on nõus, et ta annab ära tükikese oma privaatsusest, aga ta tahab saada selle võrra paremat sisu. Et ta ei taha mingit jampsi saada, ta ei taha üldist tapeeti saada. Vaada moment, eks ole, aga kui on tegemist reisibürooga ja me ei tea, millal inimesed lähevad Soojamaa reisile ja samal ajal nad lähevad sinna suusatama, mingid tüübid lähevad veel kuskile, et tegelikult sul ei ole võimalik nagu diferentseerida seda, sest ta ei tea. Ehk siis see ei ole kuskil päris mustvalged, kõik need kassid on seal hallid, koerad on mustad.
Mis veel? Jällegi, personaliseerimine, interaktiivsed meilid, ehk siis kineetilised, interaktiivsed, chatbotid, täna me korra vist põgusalt ka rääkisime nendest, ja chatbotid on jälle need excuse'id või nagu võimalused, kuidas sa saaksid kätte inimese käest mingi emaili aadressi, sellepärast, et tal on mingi huvi, ta tuleb küsima, kuule, aga mis su meiliaadress on? Küsib meiliaadressi ära, olemas, järgmine küsimus, olemas, ja chatboti see väärtus on tegelikult ongi selles, et pigem sa saad kätte sellest kontaktist nii palju eelinfot, et kui see jõuab kliendi teenindajale, siis tegelikult on juba pilt olemas, mida tal vaja on. Ja võib-olla me oleme suutnud juba vahepeal õnnelikuks teha. Aga see meiliaadress on olemas, me saame sellega hakata opereerima, juhul kui temal on veel olemas huvi, võib-olla ta sai vastuse kätte. Artificial intelligence on samamoodi jälle teemaks, eks ole, et mida arvatakse on see, et 2017 nagu hakkas nagu hoogu võtma, aga täna on ikkagi see, et kui see tark masin on tegelikult väga tark, eks ole, tegelikult ta on nagu selle erisused, eks ole, ta võib olla väga tark, õpitud mustritest, ja kui ta õpib valed mustrid ära, siis ta ei ole nii tark. Et peab vaatama, mida talle kätte antakse. Mõned niisugused nagu näitavad veel, et hüpersegmentation on, minust kõlab niisugune, hüper on kõik niisugune hype, et tore vahva, et keegi tegi mingi ägeda, aga tegelikult taga nagu oli nii nagu tavaliselt. Mida öeldakse on see, et anna inimesele valiku võimalus, et kui tema saab valida, siis tema ütles, mis ta on, teeme ühe katse. Kes vaatab porri? Päriselt või? Eks ole. Aga ma annaks selle mingi porri lingi kätte, hoopis rohkem mingi oleks klikke. Samamoodi käituvad inimesed, kui sa küsid ta käest, ta vastab sulle ühtemoodi, aga kui sa annad talle võimaluse minna seda radapidi, mis teda huvitab, käitub ta teistmoodi. Nüüd on see koht, et iga klikk, iga nupp, iga asi, mille peale inimene klikib, on võimalik trackida, mis tõttu me saame teda inimese nagu nii-öelda ära rikastatud. Selle asemel, et ehitada mingi jõhker, mingi küsitlusvorm, kus sa küsid miljon küsimuste käest, mida ta vastata nagu nii viitsi. Ehk tavaline kiri, mille siis on tavalised lingid, võib olla sama küsitlus. Ja sealt saad sa kätte selle vastuse. Link, mida ei klikita, on vastus küsimusele. Ja? Urmas Kõiv eelmisel aastal ütles, et te siin teete mingit kunsti ja teete ilusat kirju, who cares. Tema saadab tavalise tekstipõhise kirja, töötab väga hästi, seminarid on rahvast täis. Tuleb välja, et ongi tõsi. On valdkondasid, kus tuleb teha ilu, sellepärast, et see kõnetab inimesi. Ja on valdkondi, kus kirjutada tavalise teksti, sellepärast, et see mõjub personaalselt. Mina väike ettevõtte, kirjutan sulle, väiksele ettevõttele, teeme koos äri, anna oma raha mulle. Deal. Personaliseerimine, siin on nüüd 2 näidet, et millele mina nagu ei julgeks nagu kõva häälega ütelda, aga kuna sellest näitest oli, siis ongi see, et ühel juhul topiti teksti sisse inimese nimi, teisel juhul topiti sisse seesama see 100 pledži. Joke on see ju. Tegelikult me suudame paremini teha. Me tegelikult suudame vahetada terveid blokke tekste. Me suudame panna sisse inimese ostud ajaloost mingisuguse info, sidustooteid, mida kõike veel. See info tegelikult on meil kõigil olemas. Seda tehnoloogia täna võimaldab vahetada. Miks me ei tee seda? Miks teha ju? Nüüd see samane kommunikatsioon. Kuidas inimese poole pöörduda? See samamoodi nagu toetab seda, et räägi läbi need kirjad, et sa ei oleks liiga palju nagu korporatiivne ja külm. Et ole inimene omade seast. Ja siin on näited olnud, et lihtsalt suhelda inimese keeles ja pakkuda midagi natuke enamat kui lihtsalt mingisugune müügijutt. Ja võib viimane lõik oli veel ka see, et jutustamine. See mul meenus, ma ei mäleta, mis aasta see oli, aga see oli Toomas Tamsar veel korraldas Pärnu turunduskonverentse ja siis oli ühe konverentsi teema oligi nagu jutu vestmine või juttude rääkimine. Et see peaks olema siis nagu see argument, millega sa inimese saad endale kuidagi külge, et sa teed ta nagu personaalsemaks, ta on rohkem sulle lähedasem ja omasem, et ta ei ole niisugune corporate asi. Küsimus on see, et kui palju teist viitsiks seda pikka juttu lugeda ja kui palju tahaks näha ühte pilti ja selle all nuppu osta. Nii ja naa, eks ole, et kui me räägime mingisugusest komplitseeritud teenusest, võib-olla maja ehitamise juures mingisugusest lõigust, et siis mind tõesti huvitab, sest et ma olengi puusepp, ma tahan õppida seda. Aga kui ma tahan selle maja ära osta, siis ma seda juttu lugeda tõenäoliselt ei viitsi. Et erinevad segmendid. Tõde jällegi, eks ole, vähem reklaami, rohkem sisu.
ei ole midagi uut, ma ei tea, Peep Laja siin ka juba mingi 5, 6, 7 aastat tagasi rääkis, et 9 korda paku väärtust ja 10 korda alles siis lõika see rahakott tal katki. Ja kuna siin on ka sama moment, et kui on töövahendid hästi palju juurde tekkinud igasuguseid, ma ei tea, Telegramme ja WhatsAppe, et inimesed keskenduvad nagu erinevates kanalites natukene erineval moel sellele kommunikatsioonile, et see meil võib-olla on natuke nagu püham, et ikkagi ma saadan mingi pakkumise, ma saan mingi kinnituse, ma ajan mingi konkreetset asja. Et meil ei ole Messenger ei ole Skype, eks ole, ei ole taga mingi muu vahend, et see on nagu pigem niisugune nagu konkreetne asi. Ja kui me räägime sellest kujundusest ja see kirjaformaadist üleüldse, siis viimase aasta trend umbes on nagu minu enda kogemusel ka, et pigem see on selline nagu lihtne, et sul on selles ühes kirjas on üks asi korraga. Priidu partner, see on Rando, mind ühe korraga noomis, et Mikk, et loll peast, et mis sa teed, sa paned 4 uudist mulle ühte meili, mobiilis ma jäängi seda kerima, ma ei viitsi lugeda, ma lõpetasin poole peal ära, sorry, ma annan ausalt feedbacki sulle. Minu viga. Inimesed tahavad niisugust asja lugeda. Seda on veel lihtsam lugeda. Siin on üks sõnum ja sul on lihtsam kontrollida, kas see sõnum läks korda või see sõnum ei läinud korda. Muidugi on hirm. Nüüd ta ei saanud kõike asja korraga teada, ma pean saatma tal uue kirja, mul on nii palju ütelda, ta ei loe nagu nii, ta läheb kohe minema, sellepärast, et see on mingi jama. Maybe. Videotest me oleme ka rääkinud ka juba viimased, ma ei tea, 10 aastat, täna tehnoloogia hakkab see järjest rohkem võimaldama, et need asjad tulevad. Kes on kogenud seda, et kirjad ei jõua enam kohal, reaktsioon on väiksem? Kõik ei tõsta kätt, miks? Tegelikult peaks olema see igal pool levinud, sest et algoritmid järjest lähevad kurjemaks ja järjest rohkem piiratakse spämmi, sellepärast et kui mõni aasta tagasi oli mingi 95-96% kogu kirjavahetus maailmas spämm, siis täna see protsent ilmselt on suurem ja kirju saadetakse järjest rohkem, et kirjad ei lähe postkasti. Minu enda kõige nagu huvitavam kogemus on selline, et mul on üks klient, kes saadab kirju välja, ma olen ka testi aadressidega seal sees, tuleb 5 erineva minu aadressi tuleb kiri ja üks nendest läheb näiteks junki. Lähebki sellepärast, et selles kirjas on midagi sellist sees, mis meie poolsele meiliserverile ei meeldi. Aga Gmail ja Hotmail ja Yahoo ja need kõigil on olemas täna võimekus vaadata, mida teised postkassid teevad nende kirjadega, kuidas veebis inimesed käituvad, kus nad reageerivad sellele, kui nad saavad esimest korda niisugused saakirjad, kui nad saavad mitmest korda niisugused saakirjad, et mustrid kõik õpivad ja kontrollivad ja ütleme, et see probleemi allikas võib tihti olla isegi sisus, milleks võib olla saaja nimi. Ja sellepärast kiri läheb junki, näiteks. Et tuleb otsida ja proovida ja testida. Siin on veel automatiseerimine ka ja pop-upide kasutuse vähenemisest Priit juba korra rääkis, et kõik pop-upid jäävad närvi. Vahepeal oli hästi suur surve, et nüüd on meilis iga pool pop-up peale, nüüd hakkab see nagu vähemaks jääma. Chatbotid ka meilide. Torman jälle. Klientide hoidmisest ja niisugusest nagu kaasamisest brändi kommunikatsioonis on ka niisugused jälle välja töötatud erinevad ägedad sõnad, et mis sammusid sa võid siis nagu seal teha. Kokkuvõttes on see, et sa teed järjepidevat kommunikatsiooni ja tegelikult saadad sa talle mingisuguse meili selleks, et teda kõnetada ja et aru saada, või mille vastu tal huvi on ja kuhu suunda sa võiksid liikuda. Ja loomulikult trackimise mõttes on meil täna ikkagi veel üsna hea nagu vahend. Marketing läinud võitis ka kokku, et mis siin on, eks ole, juhtkiri või siis mingi sisu, mis on nii-öelda nagu sticky, et see nagu kleepub su külge, et sa tahad sellest nagu huvitatud kangesti olla, jällegi automatiseeritud asjad, mingid inimlikumad kirjad seetõttu, et sihtimine on parem, ja muu asi põhimõtteliselt hakkab ju korduma. GDPR ka, eks ole, et kes on GDPR-i teema enda jaoks nagu lõpuni läbi käinud? Täitsa lõpuni. Üks käsi. Me tegime uuringu 2 kätt, et enamus ei ole päris lõpuni käinud. Aki vist ka ei ole päris lõpuni käinud, sest et see rakendusseadust vist ikka ei ole veel olemas. Ehk siis tegelikult see asi võtab tõenäoliselt natuke rohkem aega, see hirm on tõenäoliselt natuke suurem kui päriselt, sest et enamus meil asjad on korras, et hirmu tegelikult pole mõtet nagu tunda. Mida võiks siis teha? Paremini on see, et sihtida paremini, saata paremaid, relevantsemaid pakkumisi. Booking.com pakkumisi meist kõik saavad
huvitaval kombel ma ükskord mingi seminari istusin ühe bookingu tüdrukuga kõrvuti ja siis ma narrasin neid, et naljakad peast, ma käisin seal kuskil riigis ära, ma hakkan selle riigi kohta saama pakkumisi hiljem, et miks? 80% rahast tuleb sealt. Ehk siis mina arvasin, et mina olen sihtrühm, ma ei ole sihtrühm nende jaoks, mina ei ole see, kus nemad raha teenivad, nemad teenivad raha nende pealt, kes korduvalt nagu käivad, eks ole. Et see on see, et meil ei ole mõtet nagu võimendada üle ja stressida ennast üle, et kõik sihtrühmad ei ole need, kus me nagu kõige rohkem raha saame. Vabalt võib see midagi muud olla. Kirjad, mis on lihtsalt enamad kui promovad, eks ole, ongi jällegi, et mingisugune isiklik story, mingi isiklik point on selles sees, näeb ta välja nagu tavaline kiri, väike kujunduselement on olemas, et ma eristan ära, et on mingi brändiga tegemist. Mõtestatud call to action kutsungid on siis need asjad, mis on nagu kõige raskemad, ehk siis sa pead teadma, mis on selle saaja nagu ootus, eks ole, et kui sa paned siia näiteks, ma ei tea, see puhkuse asemel, näiteks mul on mõned sõbrad, et ma ütlen, kuule, et me käime iga aasta nagu kuskil mägedas lumelauvatama, suusatama, sa tuled ka või? Ei tea, ma ei tule, ma tahaks ikka sinna liiva sisse minna, eks ole. Et see on täpselt sama koht. Ma pean teadma, et see mees on käinud 5 aastat alati talviti kuskil, ma ei tea, Tais näiteks. Ja ma pean teadma, et ta mitte kunagi ei mõtle ümber. Mõned on sellised inimesed, mõned on teistsugused, mõned käivad kord siin, kord seal. Ja ma pean teadma. Et see on päris keeruline. Mida peaks nüüd lõpetama ära, eks ole, on siis see, et jällegi natuke vastuoluline lause, et kui inimesed ei vaata su kirju, siis most likely nad ei taha su kirju saada ja võib-olla nad kirjad ei jõuagi kohale, mis tõttu see peaks nendele saatma, sellepärast et kui sa saadad nendele, siis su reputatsioon läheb kehvemaks, mis tõttu sa pärast enam teistele ka ei saa saata. Teised ütlevad jälle, et aga kõik ei vahi neid pilte. Ja kui sa talle seda kirja ei saada, siis ta postkastis pole, siis ta seda ei loe, siis ta sulle poodi ei lähe, ostu ei tee. Et siin, täna mul pole küll, aga ütleme, Cherry tegi kunagi mingisuguse ägeda asja, lihtsalt küsisid, et nagu, mis juhtus sinuga. Et tegelikult lihtsalt kannatab võib-olla niisugused üllatuskirju aeg-ajalt teha inimestele, kes pole ammu su kirju vaadanud ja vaatavad, kas tuleb reaktsioon, ei tule reaktsioon, no mis siis ikka, eks ole, nägemist. Et selles mõttes, et iseennast nagu auku mängida ei ole ka mõistlik. Ja reaktiivse olek ka pigem see, et kui tegelikult me saame teada, mida ta teeb, me saame teada, mis on tema huvid, me saame sellest tekitada mingisuguse järgmise tegevuse. Panna ta mingisse listi, hakkab ta mingi teise kirju saama, saadame talle kohe mingi kirja, me saame tema midagi teha, ma ei tea, ilus noormees neiu helistab talle, suhtleb temaga ja mida soovitatakse jätkataks, loomulikult, eks ole, et segmenteeri, jällegi, kui sa ei segmenteeri, see GDPR-i alla ei lähe, nii kui sa segmenteerid, lähed see GDPR-i alla, nii et põhimõtteliselt nagu soovitus on teha rohkem tööd. Ja kogu infot, rikast infot nende vahenditega, mis on olemas ja automatiseeritud loomulikult. Ma siin nüüd näide ka sellest, et sellisel moel kujutatakse ette, et sa võiksid teha niisugust andmete rikastamist. Kes tahab vabatahtlikult niisugust täita? No mina ka ei taha. Et selle asemel võiks teha natuke intelligentsemaid lähenemisi. Kunagi oli turundus hea, lihtne ja selge. Kas ikka oli? See on jälle täna niisugune uudisväärtus, et enne oli nii, nüüd on mina ütlesin, mina olen tark. Ja tegelikult on see kogu aeg niimoodi olnud. Et see mõttes, et ühe inimese arenguteekond ei ole kunagi lineaarne, see on alati kuidagi sinka-vinkas, puudutatud paljudest mõjutajatest ja sellest, mida ta teeb, nagu õpib. Et samamoodi võib öelda, et see turundus nagu funnel on täpselt samasugune, nagu ta alati on olnud. Et kõige võib-olla suurem väljakutse ongi see, et sa pead aru saama, et millised on need inimesed, me teame, kuidas need saada, aga me peame aru saama, millised on nende huvid ja kas meil on huvi neid huvisid nagu toetada ja nendele midagi müüa, et me ei pea kõiki neid turunduskanalikke üles joonistama, mida me ei taha toetada. Et kui ta ei ole huvitatud, siis ta kukub sealt välja ja ta pole meie klient. Meiliturundus aitab veel 100 erineval moel umbes. Seda saab pärast ka omal käel nagu uurida, et mis on siis see GDPR võib muuta nagu teatavas mõttes strateegiat, et nii lihtne, kui ta varemalt oli, kontaktide hankimine täna enam pole. See tähendab, et igal juhul, kui sa kuskil kontakti saad, sa peaks enda käest küsima, et kas me nüüd saime tema käest nõusoleku või peaksime seda kuidagi moodi veel küsima. Interaktiivsed meilid ehk siis tegelikult veebilehed, mikroveebilehed, mida me saame meiliga, sest meili see HTML on ikka 10 aastat vana.
et kuidas selles meilis saaks teha mingit interaktsiooni. Tegelikult jah, me saame sinna teha, ma saan mingi gif'e panna, nuppe panna, linke panna, me saame tegelikult Gmaili keskkonnas ja teistes veebikeskkondades meili lugedes teha mingisuguse protsessi ära, aga samamoodi võime lihtsustatult öelda seda, et iga nupp, iga asi võib tegelikult juba teha mingisuguse teise tegevuse selles meilis. Et see kõik hakkab järjest rohkem levima, kui Outlook tuleb järgi. No jällegi familiaarsus, pigem mobiilne esmalt on elementaarne, eks ole, testimine, kohale toimetamine, Mailbus me tegime kunagi isegi otsuse, et ühtegi kampaaniat ei saa välja saata ilma seda, et sa oled 1 euro vähemalt seda testinud, see on põhjusega, sellepärast et alati, kui mingi jama oli, selgus, et kõik oli olemas ja siis see turundusassistent või see turundusinimene läks, tegi ühe viimase väikese muudatuse ja keeras kõik pekki. Et sellepärast tuleb testida paratamatult. Jah, jällegi, et selleks, et jagada mingit sisu, peaks see sisu sul olemas olema ja seal taga peaks olema mingisugune seos loogiline, miks see inimene selle sisu saab. Nüüd natukene tarkvaradest ka, et kirjutasin üles mingisugused asjad, mis kõikidel tarkvaradel täna peaksid nagu olemas olema, et tegelikult toimus eelmisel aastal ja isegi üle-eelmisel aastal juba päris korralik võidurelevastumine, et kõik teevad kõike, kõigil on kõik asjad olemas, ühel on punased, teisel on sinised, teisel on helesinised, siis on rohelised, siis on hallid, et vahet ei ole, aga need komponendid kõikidel on olemas, ehk siis tarkvarad täna on piisavalt head, jah, üritatakse mingisugused nišše teha, aga ütleme nii, et kõik on täna tegelikult võimalik ja kui sul esimesel pilgul ei ole, siis küsi ja kõike nagu ikkagi tegelikult sul leitakse välja. Natuke e-kommertsist ka. Me ka põrkusime selle küsimuse otsa, et esitati väljakutse, et meil tahaks nüüd seda, teist, 3., 4., 5., 6. teha ja lõpuks saad sa aru seda, et see nii-öelda e-poodnik või e-poe turundaja on tegelikult hästi raske nagu valiku ees, sellepärast et see, mida ta teha tahaks, selle jaoks on tal tohutult piiranguid ja see tegelikult protsessid, mis taga on päris keerulised. Et kuidas seda nagu ilusti lihtsaks teha, siis tegelikult ongi tehnilised probleemid, ongi tehnilised valikud, mida keegi kuskil on teinud ja täna meil on hulk töövahendid, mis alati ei käi omavahel koheselt kokku ja seda me Mailbuga oleme üritanud lahendama hakata. Mida me märkasime protsessis oli see, et kui me küsime, et millega me siis esmalt peaksime nagu tegelema, on see, et too see raha ära, mis on ostukorvist nagu lõpuni minemata jäänud. Meie kogemusel on seal raha kuskil 25%, mõnel juhul see summa on ühes kuus 7000, mõnel juhul see on 25 000, kui me saame selle summa kätte selle pealt, et me teeme mingisuguse arenduse, mille kulu on kuskil, 500 000 eurot, päris äge ja see töötab. Tõsi, Eesti inimene on paranoiline, Eesti inimene ei kannata väga palju kirju, kui muidu öeldakse, sa peaksid saatma ühe kirja poole tunni pärast, ühe kirja homme, ühe kirja siis nädala pärast, siis alati ei kannata ja näiteks kannatab ka lillepoodidega ettevaatlik olla, sest mõnikord nad ostavad sealt need matusekimpusid, et pole väga äge. Mida meie tegime, me alustasime protsessiga, me täna kahjuks ei saa reklaamida, et voilà, kõik on olemas, aga protsess on pooleli, et me tegelikult oleme valmis peatselt vastu võtma tehingute infot, mida me saame lugeda e-poodidest, sest et millegipärast e-poed ei taha neid kirju ise saata, ei taha selle protsessi ise tegeleda, et surutud on see asi meiliturundustarkvarade poole, et me oleme aga kohe seal. Ja samuti saame ka tooted samamoodi koguda, ehk kui kellelgi on näiteks kaasus, et tal ei ole e-poodi, aga tal on veeb ja siis miks me täna Everypay'd kuulasime, ongi see, et kui Everypay saab oma arenduses paar nipet-näpet tehtud, siis meie selle paari nipet-näpetiga saame tehtud selle osa, et Mailbu kaudu on võimalik inimesele teha pakkumine, näiteks meili näol, ta valib sealt toote välja, jõuab maandumisele, valib selle toote või see toole tema eelvalitud ja ta saab selle toote ära osta ja tal ei olegi e-poodi vaja. See on meie üks suundades, kuhu me täna liigume, et juhul, kui sa oled niisugune väike startup, sul on 1, 2, 3 teenust või toodet, mida sa tahad kangesti müüa, siis selline asi jääb võimalikuks. Ja selle toote all on näha inimesed, kes on toodet vaadanud, kes on seda nagu hakanud ostma, aga pole ostnud ja kes on seda ostnud. Ehk siis tegelikult kõik on viidud kontaktipõhiseks.
ja kontaktivaade ka, et siit on tootevaade hetkel puudu, et see on vana slaid veel kahjuks jäänud. Ehk siis tegelikult inimese alt on ka võimalik näha kogu see data, mida me ühe inimese kohta teame. Kes on ta on, mis on tema põhiandmed, millised kirjud on saanud, millised kirjade linke ta on vaadanud, millised tooted ta on vaadanud, milliseid ostukorve ta on pooli jätnud, millised ostukorve ta on ära ostnud. Ehk siis tegelikult on see mõttes nagu täiskomplektne CRM, et me saaksime edasi liikuda. Samuti summad. Nüüd üks asi, mida me sel aastal ka veel, eelmisel aastal, kogesime, mille kokku puutusime, oligi need igasugused üritused. Ja tundus, et mis ürituse tegemine siis on, et lihtne, eks ole. Aga kui sul on kaasus, kus sul on 2500 osalejat, me täpselt isegi ei tea, millised need sihtrühmad seal on, ma ei tea, tudengid, õppejõud, seal on torujürid, seal on keskastmejuhid, seal on VIPid, siis meil on seal 10 töötuba, kuhu peaks siis siin ühe kaasuse puhul oli vaja eelregistreerida näiteks veel neid. Meil on vaja nendele töötubades osalejatele pärast mingid sertifikaadid välja anda, mis on võib-olla tasulised, mis on kallid nagu tootja poolt tarnida ja ukse peal küsitakse inimese käest nime, mis su nimi on, Vili, kuidas palun? Et kui sul ukse taga on 100 inimest, keda sa peaksid kohe ära registreerima, siis on enneolematu aeg. Sellepärast me täna nagu natuke tegime overkilliga siin üritusega, et me jagasime need QR-koode ja kleepsusid ja värke-särke, et näidata, kuidas see protsess käib. Ehk see on üks vahend, mida saab kasutada, me tegime selle valmis. Ja täna on siis lahendus, kus tegelikult me suudame toetada seda, et me saame saata inimestele kirju, selleks peab listid alguses sisse panema, me saame neid registreerida saabumisel, me saame kontrollida seda, kas inimene on mingisuguses listis sees, et ta üldse saab sinna sisse, ja me saame kontrollida seda, kui näiteks on pikk päev ja pika päeva jooksul pakutakse toitlustust ja mingid veinid, õlled, et võib-olla ei oleks vaja, et vipid on nälgas ja kurk kuivaks ja siis mõned tudengid on kuskil nurgas, eks ole, ja neil on väga hea olla, kõht on punnis. Et me saaks natuke reguleerida seda tarbimisosa ka. Ja mis kõige ägedam nagu, isegi täna ma kuulsin seda, Janelle vist ütles mulle ka, et tegelikult ei olnudki nagu stressi, et ma vaatasin, palju neid inimesi oli sinna listi registreerinud, palju oli saabunud, ja ma kohe teadsin, mis oli juhtunud. Ja nüüd teeme ühe loomkatse ka. Kes sõidab BMW-ga või kellel peres on BMW? Yes! Märksa parem kui best interneti, mitte keegi tõstnud kätt. Me tegime BMW-ga siukse nagu esimese ürituse ja siis meil oli hästi suur hirm turundusjuhile, et aga what if keegi ei saa päriselt aru, mis on tegemispäevad? Ja ma ütlesin, et kuule, et inimesed ikka käivad kinos, et iga pool on QR-kood, et see QR-kood pole kuskil surnud, ta lihtsalt on mingi vahend, et ei pea olema triipkood, ei pea olema NFC, see QR-kood on lihtne kasutada, et see ei maksa mingit raha. No ei tea. Tegime kirja, saatsime kirja välja, palusime, et teha RSVP, eks ole, kes tuleb, kes ei tule. Ja tuli tal kutse ja seal oli mingi umbes 300 inimest tuli ja umbes 300 inimesest tuli kohale paberkujul selle kutsega vist umbes mingi 10. Pärast oli üks turundusüritus meil, üks konverents, seal oli ka mingisugune pea 300 inimest, seal tuli kas 2 või 3 inimest oli paberiga. No lihtsalt seltskond on natuke teine, eks ole. Nii. Mis on automüügisalongi eesmärk? Kas? Jah, mitte korraldada üritusi. Aga miks nad üritusi korraldavad? Nii. Aga teate, mis võttis nendel hästi palju aega või? Nad kulutasid tavaliselt umbes nädal aega selle peale, et need samad viilisid, kes saabumisel enam nime andsid, tuvastada. Kes see on? Mis see nimi on? Ei suuda tuvastada. Keegi käis, aga me ei tea, mis see nimi oli. Ehk nad ei suutnud kokku lugeda inimesi, kes nagu käisid nendel üritustel. Nüüd nad saati järgmise päeva kutse. Kuule, eile käisid. Teeme roosõidu ka. 10 autot müüsid maha. Minu arust. Mida niukast? Ja teine asi oli see, et samamoodi, et üritus hakkab kohe pihta, eks ole, kohe need noored poisid lähevad seal lavale. Palju meil inimesi saabunud on? Me näeme. Nii palju on saabunud. Okei, väga. Sobib. Lähme. Go. Samamoodi meil oli üks sünnipäevapidu, oli ka pea mingi 400 inimesega üritus. On hästi lihtne protsess. Pidi olema listis sees, et saab uksest sisse. Tuvastati ära, vaadati, 250 on tulnud, tavai, laseme see karnevali tüdrukud peale, hakkab pihta pidu. Ehk siis tegelikult on olemas kontroll sellele, mis toimub ja selleks on vaja seda sama äppi. Äpp
äppi saab alla laadida tasuta ja mul on nüüd küsimus, et kas me, veel üks asi, me tegime just hiljuti, mis ei ole veel laivis, tahtsime, aga jõudnud, nagu tavaliselt, tegime selle niisuguse ürituse jaoks niisuguse nagu kokkuvõtva nagu lehekülje ka, eks ole, me saame ära märkida seda, kui palju meil on liste siin sellega seotud üritusega, palju kampaaniad saadetud, palju on maandumistehti tehtud ja siis on see, et palju inimesi huvitatud ja palju on registreeritud. Ja praegu ma tegin selle pildi eile, siis keegi ei olnud veel saabunud peale minu testkodaniku. Aga muidu meil on teada seda, et kes registreerisid, kes huvitusid, kes tulid, et need tihti ei ole samad inimesed, et on nii nagu tänagi jäi tulemata meil vist umbes kuskil 5 inimest, aga keegi ei registreerinud kellegi teise nimega ja mingid niisugused nipet-näped erisused ikka tekkisid. Ja siin on võib-olla pikk jutt selle kohta, miks seda äppi võiks kasutada, ehk siis tegelikult selle mobiiliäppi ürituse registreerimise point on siis, et kui sul on palju inimesi, siis see asi läheb ühest käest üle kätte. Et kui sul on 20 inimest üritusel, siis tal ei ole erilist nagu jumet, isegi 50 on niisugune nagu suhteliselt piiri peal, aga ta võib-olla hakkab vaikselt ennast nagu ära kasutama, ära nagu õigustama, et nii, ma vaatan aega, mul on aega otsas. Mul on pandud tegelikult teile sinna paberite vahele ka üks tükene spikker. Selle spikri mõte on see, et me saaksime läbi proovida, aga me seda täna ei tee. Seda te saate teha ka kodus. Mõte oli selles, et selle paberite vahel on üks kood. Te otsite üles selle äppi, App Store'ist või Google Play'st. Selle paberi peal on üks kood, te skännite seda, keegi tegi õiget häält, et ma kuulsin. Siis on see telefon seadistatud kontrollime ühte läbilaskepunkti. Ja siis teil on kaelakaart, kus olete ise peal ja kui te ise ennast skännite, siis te näete, kes seal taga olete. Me võiksime seda edasi arendada, me õudselt tahaksime, aga me ei saa, sest et meil on GDPR, mis ütleb, et me peame saama kontrollitud seda, kes tegi mida ja kes nägi mida, mistõttu me sellest praegu edasi minna ei saa ja sellisel lihtsal moel kontrollipunkti registreerimiseks me seda äppi nagu edasi arendama ei hakka. Tulemus peaks olema selline, registreeritud, siis me skännime üht inimest ja siis me näeme selle inimese andmeid, mis on GDPR-i mõistes ohtlik koht. Ja lõpuks on seal üleval on hammasratas, mille kaudu me saame nagu konfida seda äppi nagu kontrollima siis ligipääsu ja korduste arvu. Kordan üle, et täna nagu korra me ka rääkinud ja ma loodan, et Janno võtab ka see asjaga nagu paremini kokku, aga ütleme nii, et iga plaan töötab paremini, kui see plaan olemas on. Ja selleks, et see plaan oleks nagu olemas, oleks võimalik kuidagimoodi lihtsalt endale ja kolleegidele kommunikeerida, siis seda isegi täna GDPR, eks ole. Et me saame tegelikult maha joonistada kõik need kontrollpunktid. Et Priit ütles ka, et iga poolt, kus ta liitub, eks ole, sa võiksid küsida seda, et kas sa annad nõusoleku või sa teed midagi juurde. Et kui sul need punktid on maha joonistatud, me täna kuulsime hästi palju erinevaid tehnilisi lahendusi, kus seda teha võimalik on, aga kui sul see kuskil mujal veel vormistad, siis on see tohutu abi. Et kas see on sul paberi peal, see on eelmise aasta slaid mul lausa siin, või on ta kuskil mingisuguse töövahendiga tehtud, et ei ole vahet, et see vorm on oluline, sisu on oluline. Miks seda teha? Sellepärast, et seal on raha. Ja sellepärast, et me hoiame kokku ja sellepärast me teenime rohkem raha, kui me seda ei teeks. Me ei jõua käsitsi kõige asjaga võidelda. Meil on mõistlik need asjad nagu ette valmistada masinale ära teha. What if me ei saa teha API-t? Sest API on tehniline lahendus, mingid tarkvara arendajad, kõigil on tööd üle pea, eks ole. Äkki me saame kasutada mingit robotit. Me mõtlesime ka nii. Võtsime praktikant teeb siiamaani seda, ta on peaaegu lõpus. Ta on peaaegu lõpus viimased paar kuud. Ehk siis, et kõik asjad alati pole need, mis nad näivad. Jutt on teinekord natuke parem, et jah, see lahendab hästi palju probleeme, juhul kui mingid asju ei saa integreerida, aga olge reserveeritud ettevaatlikud, kui te hakkate võtma ise nagu vastutust või kuulata kellegi lubadusi, et need asjad ei pruugi nii lihtsasti laheneda. Üks case study on ka, ma tegelikult ei keskenduks rohkem, kui siin on peal see üks number 1200%. Bullshit on selle asja nimi. Siin on üks mees, kes tegi 3000%. On case, kus on tehtud 4000%, ehk siis kasutati vahendeid, mis kõik on pigem nagu basic ja pigem sellised, mida võiks kõik ära teha nagu suuta.
ma pean ausalt ütlema, mina ka ei ole seda kõike teinud, sellepärast et mul on juba palju igasuguseid muid ägedaid väljakutsed, millega ma pean enne ära tegelema. Ma usun, et teil on täpselt samamoodi. Nemad tegid selle ära. Ja see 1200 on pigem selles mõttes nagu lihtne tulemus, mida nad said. Ja nad said ka 1200, ütleme niimoodi ainult, et siis nagu kasvu poolest, eks ole, aga me tegelikult peaks keskenduma suures plaanis 3 mõõdikule, eks ole, kui palju meil kontakte on, palju nad meile traffic'ut juurde teevad ja palju meil raha toovad. Et see ülejäänud asjad on nagu kahtlemata võib jälgida, eks ole, igasuguse fancy graafikud joonistada, aga meil on tegelikult ikkagi loeme nagu raha. Et eesmärk võiks olla kõrgem kui 1200. Miks seda teha? Samamoodi, eks ole, 3000% kasvu, 25% käive kasvu, need kõik asjad on tegelikult nagu saavutatavad. Ütleme niimoodi, et ClickView analüütikud hõikavad alati julgelt välja, et vaata, kliendile võib öelda 25% nagu kasumi tõusu. Pole üldse nagu probleem garanteerida, sest seda me igal juhul nagu saame. Ja see kõik tuleneb ainult sellest, et mida sa teed. Sa võtad välja see 1000 inimest, 1000 inimest otsid välja see 10, kes on sellest konkreetsest teenusest tootest huvitatud ja sa tegeled nendega. Ja sa ei tegele selle ülejäänud portsu inimestega, kes lihtsalt raiskaksid su aega. Ja kui meil on kokku 100 klienti, eks ole, siis 100 kliendist see üks klient välja valida, selle helistada, see diil ära teha on ka maru efektiivne. Võib-olla ei ole vaja selleks hullu mingi marketing funnelit üles ehitama hakata. Peaks nagu mõtlema. Mul oli siin vahepeal Timo pilt, ma võtsin selle maha, sest see oli nii jube. Aga need on asjad, mis nagu töötavad. Ja need töötavad igal juhul, igas omas kontekstis natuke ise moodi. Ja neid kannatab kindlasti nagu kasutada. Et ostukorvi poole jätmine lihtsalt tuimalt 25% rahast saate tagasi. Tuimalt. Lead nurturing on see, et nii sa toodad mingisuguse hulga sisumaterjale, pane lihtsalt meilidesse ritta. Priit näitas ägedad graafikud ka. Tegelikult sa saad need graafiliselt vaadata, kui palju need sealt lõpuni ära kannatab. Neid saab ümber mängida oma järjekorrased, et võib-olla ta ei kuku kohe maha ja võib-olla see ongi hea, et ära kukub sellepärast, et me ei tegele vale kliendiga, sellega tegeleb automaatika. Me tegeleme klienditeenusega, et selle kliendiga, kes päriselt on nõus kohtuma, sest ta on küpse, sest ta nüüd on valmis ostma. Enne teda polegi vaja võib-olla osta. Retargetingist me rääkisime täna natukene vist liiga vähe, aga natuke ikkagi puudutasime ka, et jällegi asi, et kui kunagi oli see 4 korda, mida pidi inimese näitama, et tal midagi meelde jääks, siis täna on kõigil augi mälu. Palju peaks vaja näitata? 10 korda või? Enne kui ta meelde jääb. Ja siis ta ütleb ka, et mul see värv ikkagi tegelikult ei meeldi. Segmenteerimine, need on nüüd päris Eesti näited, ja automatiseerimise osa ka, et sama küsitluse vorm, mis me näitasime, et kes on nõus täitma seda tohutut küsitlust. Et me saame teha ühe kirja sisse paneme lingid, justkui nagu suvaliselt, jah. Aga iga lingi taha, kui keegi klikib selle peale, me saame inimese peale linnuks julge, tundis selle vastu huvi, tundis selle vastu huvi, ja tegelikult meil on tehtud kliendi analüüs. Ja me teame, mida meie kliendibaas sellest küsimusest arvab või võib-olla meie see teema ei lähe üleüldse korda. Kui teeb tunne, et me oleme nagu mugavustsoonis ja meil on nii igav olla, me mitte midagi ei tee, siis tegelikult me korra Best Interneti raames uurisime, et mida nad siis tegelikult nagu teevad ja minu šokiks tegelikult on see, et turundusjuht tegeleb nagu tehniliste töödega 50% nagu oma töömahust. Et võib-olla meil on tegemist Eestiga, sellepärast, et meil on, kõik on juhid, eks ole, ja spetsialist töötab ainult 39% juhtudel nagu tegelikult see tehnilise tööga, et võib-olla peaks natuke ümber nagu mängima seda asja. Turundusstrateegiatega saavad kõik ise hakkama, täna pakume selleks ühe võimaluse. Janna aitab teile selle asja nagu ära vormida, sest et mis on see, et kui terve päev kuulata tarkust, eks ole, siis mingil hetkel hakkab see ühes kost nagu välja ajama. Aga et midagi alles jääks, siis proovime selle vormida. Retargetingi osas jah, et valmisolek on olemas vaimselt, aga tehniliselt veel mitte. Et see on ka üks koht, kus täna Mailbow teeb tööd, et võib-olla päris lähikuudel me ei saa pakkuda lahendust, aga võib-olla ütleme, siin sügiseks meil on juba lahendus olemas, kuidas me saaks ka oma kliente nagu selles kohas aidata. Ja GDPR-i osas oli nii, et kui täna oli meil 2 kätt tõusis, siis
siis ütleme nii, et 26% on küsimus käsitletud, see tähendab seda, et tegelikult mõnel juhul neil ei ole vaja üldse GDPR-i alla nagu üldse minna, sellepärast nad ei tegele segmenteerimisega, nad tegelevad tapeedile kirjade saatmisega, mistõttu kõik on nii personaalne, mistõttu kõigil on savi ja kõik on hästi. Ja võib-olla meie viimastes sammudes, millega Mailbowis nagu tegeleb, ongi see, et full profile'i integratsioon oli meil plaanis täna sellel hetkel nagu lansseerida, päris elu on teistmoodi, et tehnoloogia kõik on nagu välja vaadatud, kõik asjad klapivad, kõik on nagu olemas, aga vaja lihtsalt seda aega, et see lõpetada ära. Outlooki uued versioonid toovad kaasa selle, et me peame ümber vaatama, kuidas seda meili compose ida ja muuhulgas ka maandumise ette, kuidas saaks ilusamaks ja paremaks teha, sest et täna meil on maandumist hästi lihtsasti tehtav taustapilt, tekst, nupp ja natuke täpeti ongi olemas või keegi teeb kuskil HTML-i ja kopeerid HTML-i sisse, aga seda võiks teha natukene lihtsamalt ja inimlikumalt. Ja nüüd seoses igasuguste registreerimistega siis suur tänu headele klientidele, kes on meil öelnud, mida nad tahaksid, et meil toome sisse ka piletite müügi ja tänu tänasele EveryPay toote uuendusele, siis tegelikult me saame võimaldama hakata ka konkreetselt piletite müüki moel, et meie ei tegele raha kogumisega, vaid siis teie kliendina saate kohe selle müügi rahatulu nagu enda konto peale. Ja SMS-sõnumite osa ka on nagu päevakorras, et kui nüüd leidub piisavalt palju huvitatud kliente, siis me saame selle küsimuse lahendatud. Millele siis viimasel nagu tähelepanu pöörata üldse, siis ütleme niimoodi, et aastate lõikes see pilt ei ole eriti muutunud. Suures plaanis on ikkagi sama, et kui sa tead, kellele sa saadad, siis sa umbes saad aru, mida sa peaksid saatma, selleks, et sa saaksid selle raha kätte. Ja lihtsustatult ongi siis see, et kui sa ise oma äri tunned, on võimalik seda mudelit ka teistel tutvustada ja siis saavad selle kaudu inimesed, kes teavad või oskavad ja suudavad panna paika süsteemi, et see hakkab tooma raha. Kõik kohad, kus on kommunikatsioon, kus on kokku puudu uue kliendiga, on võimalik üles märkida ja tee seda. Kontaktandmeid saab rikastada täna tehnoloogiliselt juba kasvõi nende samade lihtsate kirjadega, kus on sees lingid, mille peale klikkides me saame kätte, kes millest huvitus. Asi, mida nagu Eestis on nagu vähe tehtud, aga just ongi see, et kui sa nagu sisu lood, siis tegelikult saab sisu luua juba õigetele segmentidele valmis, et seda sama sisu saab erinevates kohtades kasutada ja jagada ja automaatselt saadetavad kirjade seeriad, mis teevad ise nagu see kategoriseerimise töö ära, et kui nüüd mõelda lihtsalt, et kui sul on terve hulk materjali, sa lõikad selle materjali lihtsalt juppideks ja paned erinevatel aegadel liikuma ja paned need konksud sinna külge, siis tegelikult see töö ongi tehtud. See materjal on kõik kuskil juba olemas, aga miks inimene tellib endale uudiskirja, sellepärast et ta on laisk ja lahe, ta ei viitsi googleldada, ta ei viitsi kuskil Facebookis surfata, selle asemel ta tahab, et see meil tuleks temale. See on mingisugune muster inimestes, kes üks asja tahavad, kõik ei taha, mõned tahavad. Nende jaoks on. Ja loomulikult see, et ära saada kräppi saada infot, mis kõnetab. Ja viimane lause, mis on meie jaoks kõige nagu raskem olnud, et miks me üldse selliseid nagu seminare nagu teeme, ongi see, et kuigi tehnoloogia on olemas, kuigi kõik vahendid on olemas, Priit rääkis ka täna, et tal on mingid CRM, keegi pakkus kuskil mingid asja, see ei aita sind. Sul peab olema probleem, mida sa lahendada tahad. See peab olema endale visioon, kuidas sa probleemi lahendada ja sellepärast ongi Janno, kes aitab selle asja vormistada ja minu poolt praegu kõik. Aitäh! Aitäh, Mikk!